Et Nüüd, nii et tere meie poolt ja me siis avame veebiseminari õppimisest ja õpetamisest tõenduspõhisuse valguses. Suur tänu kutsumast ja see võib-olla sissejuhatus ongi, et me tõesti arutleme siis täna Kairega õppimisest ja õpetamisest ja seda just siis andragoogilisest aspektist ehk täiskasvanu perspektiivist. Mina olen Katrin Karu ja olen töötanud siis mitmeid aastaid juba Tallinna Ülikoolis andragoogika valdkonnas, olen praegu andragoogika dotsent ja toetan ka õppimise ja õpetamise keskuses meie õppejõude õpetamisoskuse arendamisel. ja mina olen Kaire Povilaitis, mina olen tegelikult andragoogika erialavilistlane, olen lõpetanud nii bakalaureuseõppe kui magistriõppe ja praegu hetkel olen siis doktorant nooremteadur ehk siis jätkan õpinguid ja uurin siis peamiselt akadeemiliste töötajate arengu toetamise protsesse. Ja ühtlasi olen siis ka õppimise ja õpetamise keskuse juhataja ja jah, et koos Katriniga siis toetame ka Tallinna Ülikoolis õppejõude siis oma õpetamise arendamisel. Mhm. jah, Aga läheme siis teele ja esmalt tahame jagada teiega ühte sellist Roger Saljo sotsiaalkultuurilist sellist mõtet, et inimesed õpivad alati ja pigem on küsimus selles, et kas nad õpivad vaid pigem selles, mida nad õpivad nendest olukordadest, kuhu nad satuvad. Ja see panebki meid koolitajatena mõtlema, kuidas suunata seda õppimist siis nii, et sellest kujuneks teadlik protsess, mitte juhuslik kogemus. Ja just see, et ka selle projekti valguses on võetud fookusesse kvaliteedikultuur, võib-olla seetõttu ka sobib see mõte väga hästi, sest et kultuuri roll hariduses on alati luua sellist õhustikku ja tausta, mille sees õppimine ja õpetamine toimub. Ja kvaliteedikultuuri juures on võib-olla eriti oluline ka see, et me ei seaks niivõrd just sellist võib-olla kontrollisituatsioone, kuivõrd loome just inimestele võimalust pidevalt parendada neid protsesse ja pidevalt siis osapoolte koostöös ka toetada täiskasvanute õppimist ja õpetamist. Nii et vaatame siis, mis juhtub selles olukorras, millesse te täna satute, ehk siis tänasel inspiratsiooniseminaril. ja meie oleme siis koostöös Eesti Rahvaülikoolide Liiduga ja me Katriniga oleme siis teile ette valmistanud olukorra, kus võib siis juhtuda, et laieneb arusaam siis õppija peamistest tunnustest, just täiskasvanud õppijast räägime, ja selgineb võib-olla ka rohkem siis koolitaja kompetentsus, et millised on siis need koolitaja kompetentsid, mis koolitus erinevates etappides avalduvad ja kujuneb siis ka valmisolek teha teadlikke valikuid õppeprotsessis. Ja just selle fookusega, mis siis saavad mõjutada õpetamise koolituse kvaliteeti. Ja me oleme kavandanud siis selle olukorra siis teile sellise dialoogilisena, et vaatame, kuidas see meil õnnestub, aga igal juhul me pärast küsime ka teie käest võib-olla siis, et mida te õppisite. Mhm. Ja mõtlesime kaua, kui paneme pealkirjaks tõenduspõhisuse valguses, et mida see siis tähendab. Ja siin võib-olla ongi oluline teha vahet kahel lähenemisel. Üks on meil siis teaduspõhisus ja teine on tõenduspõhisus.
ja meie jaoks siis teaduspõhisus tähendab seda, et me toetume andragoogika ja õppimisteooriatele ja täiskasvanueas õppimist on väga mitmed teoreetikud käsitlenud ja nemad ka selgitavad, miks täiskasvanud õpib ja ka seda, et kuidas siis näiteks õppe kavandamine võiks olla mingisuguse teooriaga põhistatud, et me sellest lähtume ja teooria ongi siis üldistatud praktika ja võimaldab meil nähtusi ja protsesse selgitada. Nüüd tõenduspõhisus on veidi konkreetsem, see tugineb uurimustele ja ka metaanalüüsidele ja kus on siis testitud ja selgitatud, kas mõni õppemeetod või loodud õppekava või meie enda õpetamisviis tegelikult ka praktikas töötab. Ja nii võib näiteks välja tuua metakognitiivsete strateegiate õpetamise uurimist või vaadatud, kuidas aktiivõpe on tõhus meie õppimisprotsessis ja õpetamisprotsessis. Ja kui need kaks kokku panna, siis me saamegi teaduspõhise raamistiku ja tõenduspõhised uuringud ja loodetavasti siis kujuneb terviklikum arusaam koolituse ja õpetamise kvaliteedist. Mhm. Aga kuidas siis teadus- ja tõenduspõhiselt mõista siis õppimist täiskasvanueas? Mhm. Ja kui vaadata siis õppimist täiskasvanu eas, siis õppimine täiskasvanu eas on palju laiem kui ainult see, mis toimub meil koolis, koolitustel või ülikoolis. Ehk siis inimene tegutseb kõikjal ja tegelikult õpib ka kõikjal. Ja, ja võib-olla selline fundamentaalne seisukoht siis täiskasvanu õppimise puhul ongi see, et õppimine käivitub sageli siis, kui ta kogeb sellist vastuolu oma olemasolevate teadmiste ja oskustega ja selle keskkonna vahel, kus ta parasjagu tegutseb. Ja kui senised teadmised ei aita enam toime tulla, tekib vajadus õppida midagi uut. Ja eristatakse siis teoreetilistes lähenemistes õppimist vahetust kogemusest, näiteks igapäevaelus, töösituatsioonides või uutes rollides. Teisalt võib see olla ka vahendatud kogemusest, kui keegi teine jagab teadmisi, olgu see siis koolitaja, olgu see õppematerjal või ka mõni seminar nagu täna. Ja siin tekibki üks huvitav erinevus, et õppimine vahendatud kogemusest tähendab seda, et see on lingvistiliselt või keeleliselt jagatud ja koolitaja jagab seda, mis on tähenduslik temale, sest ta on loonud koolituse sisu või koolituse materjali. Ja nüüd siis uuringud ütlevadki, et õppijale võib see vahendatud kogemusest õppimine tunduda liiga teoreetiline, sest see ei ole tema enda tunnetatud kogemus. Nii et koolitajal ongi siin ülesanne mõelda, et kuidas leida need viisid, et muuta see vahendatud kogemus õppija jaoks rohkem tähenduslikumaks. Veel üks aspekt täiskasvanu õppimise juures on see, et õppimine on alati kontekstuaalne ja iga õppija ongi unikaalne ja õppija konstrueerib õpitule tähendusi vastavalt oma kogemustele ja sellele kontekstile, kus ta hakkab uut teadmist või oskust rakendama. Ja siin tulebki võib-olla siis välja just see, et me ei saa infot ainult edastada, vaid õpitava tõlgendamine ja kohandamine peab jääma õppija enda elu ja vajaduste põhiseks. Nii et üks meie suur autoriteet Peter Jarvis ütlebki, et õppimine käivitub just nendel hetkedel, kui inimene tunneb ära selle vastuolu ja senine
õpitu enam ei aita toime tulla. Ja muidugi võib õppimise käivitajaks ka olla huvi millegi vastu või kellegist paremini või millestki aru saada. Nii et igal juhul õppimise käigus me transformeerime oma kogemused oskusteks, hoiakuteks ja väärtusteks. Nii et võib-olla siis selle õppimise täiskasvanu eas kõige laiem selgitus on sellel. Ja et meie arutelu oleks laiemas raamistikus, siis oleme toonud teile siia ka mõned võtmeautorid, kes on täiskasvanute õppimise käsitlust kujundanud ja nende mõtete peale toetudes siis me saamegi oma seminari edasi arutada, et kuidas need dimensioonid avalduvad, kui selgitame kas täiskasvanu õppija eripärasi või ka täiskasvanu õppimist ja koolitust. No milline on täiskasvanud õppija? Tahad teada? Ma saan aru, et sa kohe räägid sellest. Jaa. Et siin võibki öelda, et Malcolm Knowles on täiskasvanute õppimise põhimõtteid hakanud kujundama juba väga ammu ehk 1950-ndatel ja jõudis siis lõpuks tervikliku raamistikuni, mis on jäänud aluseks siiani, kui selgitada täiskasvanud õppijat. Ja kuigi tema siis sellist käsitlust on ka kritiseeritud, pole keegi loonud paremat ja terviklikumat mudelit, et täiskasvanu õpet selgitada, nii et need seisukohad siis aitavad meil mõista õppijat ja esmalt siis ikkagi ongi Knowles välja toonud, et täiskasvanul on teistsugused vajadused ja ootused kui lapsel või väga noorel õppijal. Nii ta ütlebki, et näiteks õppijal on kujunenud enesekontseptsioon, ta tajub end ise oma õppimise suunajana, täiskasvanul on rikkalik kogemus, mis on õppimise aluseks ja ressursiks ja täiskasvanu tunnetab vajadust õppida ja tal on ka valmidus seetõttu õppida, seetõttu, et ta soovib siis toime tulla oma eluliste rollide ja ülesannetega ja need elulised rollid ja ülesanded, kas siis mis võivad olla ka tööga seotud, on ikkagi suunatud probleemide lahendamisele ja rakendamisele, mitte pelgalt siis et ma kogun omale teadmisi, mida ma praegu rakendada ei saa. Ja selle protsessi käigus, kui Knowles neid andragoogika põhiseisukohti lõi, siis ta tõi ka välja lõpuks motivatsiooni ja vajaduse teada, mis rõhutavad siis, et täiskasvanu peab mõistma, miks õppimine on talle vajalik ja kogema selles õppimisprotsessis ka sellist sisemist motivatsiooni. Ja need seisukohad on siis sellised raamistavad meie koolitaja tegevuses ja kui nüüd tulla Eesti konteksti, et siis meil on andragoogika raamat, mille autorid siis on sõnastanud täiskasvanud õppija definitsiooni sedasi, et täiskasvanu on teadlik ja aktiivne tegutseja, kes oskab oma tegevusi planeerida ja analüüsida ning võtta vastutuse nii otsuste kui ka käitumise eest. Ja see definitsioon haakub hästi Knowlesi põhimõtetega ja rõhutab, et tõesti täiskasvanu ei ole pelgalt passiivne teadmiste vastuvõtja, vaid pigem siis just aktiivne oma õppimise ja arengu kujundaja. Nii et sellised on need siis põhiseisukohad. Ja see toobki meid õpetamise õpetamise juurde, kus me peame neid täiskasvanute eripärasid arvestama ja võimegi siis need põhimõtted sõnastada nii, et on vaja õppija kaasata,
on toetada vaja just aktiivset õppimist, mõelda, kuidas seda teha. Siis on vaja tunda oma õppijat ehk tema vajadustega arvestada, tema varasemate oskuste, teadmistega ja mõelda siis sellele, et kuidas ma õpet kujundan, et see teadmised ja kogemused, mida me õppimise käigus saame, aitaks meil paremini toime tulla ja meie probleeme või väljakutseid või uudishimu siis rahuldada. Nii, ja nüüd ma küsin, Kaire, aga kuidas mõista õpetamist? et see on küll üks selline küsimus, mida tegelikult iga õpetav inimene võiks endalt küsida, et milline on siis minu arusaam õppimisest ja õpetamisest, et see, kuidas me mõistame õpetamist, algabki sellest, millised on meie arusaamad siis sellest, mis on üldse õppimine, mis eesmärkidel see toimub, milline roll on siis õppes olevatel osapooltel, milline roll on õpetajal või koolitajal, milline roll on õppijal ja, ja kokkuvõttes me saame siis öelda, et milline siis see on siis see minu õpikäsitus või minu lähenemine siis õpetamisele. Ja, ja siin võib küsida, et kas me mõtleme õpetamisest kui teadmiste, oskuste ja käitumismudelite kujundamisest, käitumise mõjutamisest või muutmisest, kas me mõtleme õpetamisest kui õppija mõtlemise, teadlikkuse ja sellega seotud tegevuste arendamisest, või mõtleme õpetamisest kui kogemustele tähenduse andmise võimalusest, või mõtleme õpetamisest üldse kui sellisest sotsiaalsest protsessist. Ja kui me vaatleme siis õpetamist kui sotsiaalset ja õppijat aktiveerivat protsessi, siis sobib siia aluseks võtta üks hea mudel, täiskasvanute kaasava ja motiveeriva õpetamise raamistik, mille on siis välja pakkunud Raymond Vlodkovski ja Margery Ginsberg, mida siis saab ka kasutada, et leida siis sobivad strateegiad ja lähenemisviisid, et disainida enda õppetegevused selliselt, et need tõstaksid siis õppijate motivatsiooni nii lähi- kui veebiõppes, et see sobib siis kasutamisele erinevates õppevormides. Ja millest see mudel siis koosneb? See koosneb peamiselt siis sellisest 3 motivatsioonitegurist või motivatsioonitingimusest, mis oluliselt siis suurendavad täiskasvanute just sisemist õpimotivatsiooni. Ja need on siis kaasamine, suhtumise või hoiakutega tegelemine, õppimise tähenduslikkuse suurendamine ja kompetentside laiendamine ja mudel rõhutab just siis see Vlodkovski mudel rõhutab just sellise kultuuriliselt tundliku lähenemise olulisusest, et ta hästi palju räägib ka sellest, et oluline on tunnistada ka õppijate mitmekesisust, just mitte ainult soolist ja vanuselist ja kogemusi, vaid ka siis sellist kultuurilist, sotsiaalkultuurilist, ka päritolu, sotsiaalmajanduslikku olukorda ja arvesse on vaja võtta ka siis erinevad arusaamad ja varasemad kogemused. Et selline kultuuriline tundlikkus Vlodkovski järgi hõlmab siis lugupidamist just selle mitmekesisuse vastu, et arusaama, et inimesed erinevad lisaks siis soole ja vanusele siis ka arusaamade ja väärtuste poolest ja selle kultuurilisest taustast. Mis ühtib väga hästi siis Nursi sellise lähenemisega, et iga õppija ongi unikaalne. Just. Ja see tähendab siis ka sellise kaasava lugupidava õhkkonna loomist, et sellise õpikeskkonna loomine, kõigi õppijate motivatsiooni kaasatust ja nii siis oma koolituse, kursuse, oma õppekava sisu, õppimise seostamist siis õppijate ja ühiskonna laiemate sotsiaalsete teemadega.
Ja see mudel nüüd juppideks lahti võttes, siis võiks öelda, et oluline on siis luua siis õpiruumis ka selline atmosfäär, kus siis õppijad ja õpetajad, koolitajad tunnevad ennast teineteisega seotult, aktsepteeritult, lugupeetult ja luues tingimused, kus see õpikogemus saavutatakse siis läbi isikliku tähenduse tahte. Ja see kaasamise osa on siis täiskasvanute teadlikkus sellest, et nad on osa õppekeskkonnast, kus neid ja siis koolitajat, juhendajat austatakse ja nad on omavahel seotud, et see sotsiaalne kliima loob siis selle kaasatuse tunde, kus õppijad tunnevad ennast hästi ja võimekana ja aktsepteerituna. Ja see siis ka jällegi loob tingimused selleks, et õppija julgeb oma arvamust välja öelda, julgeb jagada oma kogemusi ja julgeb astuda üldse dialoogi. Siis oluline on veel siis ka hoiakutega tegelemine, et täiskasvanud sageli kogevad hoiakuid, sageli on need analüüsimata, mõtestamata, need on kujunenud siis varasemate kogemuste ja sageli varasemate õpikogemuste põhjal ja need võivad olla suunatud siis, et kas need hoiakud on siis seotud selle koolitaja suhtes, koolitajaga, õpetajaga, juhendajaga. Need hoiakud võivad olla seotud siis mingi kindla teemaga seoses, kas on kindla koolitusteemale suunatud hoiakud, enesetõhususele suunatud hoiakud, et kas see on üldse minu jaoks, kas ma tulen toime, kas ma saan sellega hakkama ja või siis ka konkreetsele õpieesmärgile, et mis eesmärgiga me siia üldse oleme kokku tulnud või mis asja me siin ajame ja kuhu me sellega kõigega nüüd jõudma hakkame. Et see, mis õppijale võib tunduda ebaoluline, see võib tekitada siis sellist ärritust või ka frustratsiooni ja vastupanu ja nendest ka Katrin hiljem natukene ka rohkem räägib. Aga kui me võtame selle aluseks selle teadmise, et hoiakud üldjuhul on õpitud, need on kujunenud, siis see, mis on õpitud, seda on võimalik ka muuta ja seda on võimalik ka siis ümber õppida. Koolitajana ilmselt on oluline siis seda teadvustada. Siis see kolmas siis tegur sellest mudelist on siis tähenduslikkuse suurendamine ja see hõlmab siis selliste kaasavate, kaasahaaravate ja väljakutseid võimaldavate õppimiskogemuste loomist ja oluline siis see, et need arvestaksid ka õppijate kogemusi, õppijate vaatenurki ja see, mida õppijad väärtustavad. Et see, mis on meile oluline, on siis ka defineeritud läbi sellise kultuurilise perspektiivi, et kui täiskasvanuga näeb, et see, mis on tema jaoks tähenduslik, siis on võimalik ka see, et ta ja see, mida ta õpib, on mõistlik ja oluline, et see arvestab tema väärtusi ja vaatenurki, siis see on võimalik ka see, et tema motivatsioon ka suureneb ja kui me teame seda, et kui inimene on motiveeritud õppima, siis ta õppes ka üldjuhul tõenäoliselt teeb neid tegevusi, mis ka tema õppimist toetab, ehk siis ta jälgib juhiseid, töötab kaasa, töötab materjali läbi, teeb märkmeid või esitab küsimusi ja vajadusel küsib ka abi, et need on seotud alati ka emotsioonidega ja see, mis ka kutsub siis esile rahulolu, need siis ka suurendavad seda kaasatust õppimisse. Ja neljas siis nurgakivi siin on siis ka kompetentside laiendamine, kompetentside suurendamine, ehk siis siin siis Vlodkovskiga mõtleb siis just sellest arusaama loomisest, et õppijad on tõhusad millegi väärtusliku õppimisel, et neil on võimalik ka oma kompetentse selle õppimise käigus suurendada ja ka olemasolevaid kompetentse kaasata sellesse õppeprotsessi. Nagu Katrin ütles, et need on olulised ressursid, et ka see õppija kogemus on väärtuslik ressurss.
ja siin võib-olla ka tasuks mõelda, et ka hindamine näiteks selles olukorras saab olla oluline motivatsioonivahend, mis kindlasti peaks olema õiglane ja selge, et õppijad saaksid siis oma kompetentsust ka demonstreerida viisil, mis siis tõesti peegeldab seda, mida nad teavad ja on õppinud, et peegeldaks siis nende tugevusi. Et mis selles mudelis võib-olla siin on see noolega siis märgitud aeg, on see just, et see õppija kogemus on igal ajahetkel mõjutatud siis nendest koolitaja valikutest ja tegevustest, et kõik, mis õppes toimub siis hetkes ja ajas, siis õppija kogemus, õpikogemus on sellest mõjutatud, et kõigi nende teguritega arvestamine siis oluliselt võimaldab siis suurendada õppijate nii kaasatust kui motivatsiooni ja võib-olla on ka hea esitada koolitajana endale küsimusi selle mudeli järgi, et mulle endale nagu väga meeldivad just küsimused, et me oleme ka teile täna siia slaidide peale mitu küsimust pannud, aga et võib-olla siis tasub ka küsida endalt, et kuidas ma siis loon kaasavaid, kuidas ma loon selle kaasava õpikeskkonna, kuidas ma kaasan neid õppijaid siis ja kuidas see oleks siis kõigile kaasav, et kuidas ma tegelen siis õppijate enesearenguliste hoiakutega, kuidas ma kaasan varasemad kogemused õppeprotsessi ja kuidas ma siis suurendan siis tähenduslikkust ja tähenduste koosloomist ja kuidas ma arvestan siis sellega, et õppija õpikogemus tõesti on mõjutatud hetkes ja ajas kõiges selles, mis õpiruumis toimub. Ja see, mida me siis ka väärtustame või see, mida me ka siis küsime endalt, et see tegelikult meie põhimõtted ja meie arusaamad koolitajana kanduvad üle nii õpiruumi kui kõigisse tegevustesse ja valikutesse, millise keskkonna me loome, mis seal on võimalik teha, milliseid meetodeid me valime, kas see on klassikaline loeng, millises rollis on siis õppija ja millises rollis on siis koolitaja, et kas koolitaja on aktiivsem kui õppija ja et kuidas me siis aktiveerime õppijaid ja kuidas me loome siis sellist suhtlust ja koosõppimist võimaldavaid olukordi. Kuidas me kas või hindamist läbi viime või kas me üldse küsime tagasisidet ja mida me sellega peale hakkame. Et ka ütleme, teaduspõhiselt, et teaduskirjanduses me kohtame ka võib-olla selliseid termineid, et ilmselt te olete ka kuulnud, et me räägime õppijakesksest ja õpetajakesksest või siis koolitajakesksest lähenemisest. Ja veel on lisandunud siis ka õppimiskeskne õpetamine. Et üks nendest lähenemistest siis lähtub pigem sellisest traditsioonilisest haridusmudelist, kus siis võib-olla õpperuumis on peamiseks tegevuseks just see koolitajapoolne instrueerimine ja suunamine, selline edastamine, vahendamine ja võib-olla pigem selline õpetajakeskne, võib-olla ka sageli loengupõhine õpetamine ja tihtipeale ka see õppekeskkond ise suunab sellise lähenemisviisi valikule, sest et need õpetajatele orienteeritud klassiruumid on tihtipeale väga kuluefektiivsed, et tasub kriitiliselt siis vaadata, et milline on ka siis see ruum, mida seal teha saab, et jah, et sellise võib-olla traditsioonilisema lähenemisviisi siis fookuses on just see sisu, mitte nii väga see protsess, mitte et ja see võib omakorda siis jällegi tekitada sellist ka väljakutset siis sellele õpetavale inimesele, et me väga palju räägime praegu sellisest sisutüranniast, et me oleme otsekui selle sisu orjad, et me peame selle kuidagi edasi andma õppijatena. Ehk siis õpetajakesksel ja õppijakesksel lähenemisel on oma tunnused ja need me saame ka võib-olla selliselt natukene eristavalt välja tuua, et kas siis õpetamine on teadmiste edasiandmine või siis õppimise toetamine. Kas meie koolitusel, meie õppes on siis kirjas nõuded, reeglid, piirangud või on juhised, juhtnöörid ja soovitused.
ja kes sõnastab siis õppimise eesmärgi, kas eesmärgid sõnastab ja määrab õpetav inimene või eesmärgid sõnastatakse koos õppijatega. Ja millest õpe lähtub, et kas ta lähtub siis sellest meie koolituskavast, meie õppekavast, mis on ju ka õige, või lähtub ta siis ikkagi ka sellest, kes on need meie õppijad, et milline on see õppija. Ja ka siis selle traditsioonilisema, võib-olla õpetajakesksema lähenemisviisi puhul siis ongi rõhk võib-olla sellel välisel motivatsioonil ja kontrollil, mitte niivõrd õppija sisemisel motivatsioonil ja õppemeetodite valikul samamoodi, et seal siis on juhtiv pool siis see õpetav inimene ja õppijakeskse lähenemise puhul siis on võimalus olla õppijal aktiivsem pool. Et kas me kohandame õppija õppimisega või õppimine kohandatakse õppijaga. Ja et kas on võimalik siis ka kõiki õppijaid samal viisil, samaaegselt ühtemoodi õpetada või siis kuidas me siis arvestame, et kuidas me saame õppijakesksemalt läheneda, et arvestada siis täiskasvanud õppija eripäradega ja erinevate õpivajadustega. Et küll ka kõrghariduses me oleme hakanud rääkima ka, me Katriniga oleme mõlemad kõrgharidusõppes, nagu me rääkisime, siis ka toetame õppejõude oma õpetamise arendamisel, et siis me oleme hakanud rääkima ka pigem sellisest õppimiskesksest lähenemisest ja mõlema õpetamisviisi kirjelduses, siis nii õppija kui õppimiskeskse õpetamisviisi kirjelduses siis peetakse oluliseks, et see õpetav inimene ei piirdu pelgalt info edastamisega, vaid kaasab õppijaid siis aktiivselt õppeprotsessi. Et me olemegi siin ka just, ma ei tea, me oleme siin värskelt saanud ka Tallinna Ülikoolis õppejõududele valmis ühe sellise infomaterjali, mis siis ka tutvustab seda õppimiskeskset õpetamisviisi ja siin on ka välja toodud, et see eeldab siis õppijate ja õpetavate siis koolitajate, õppejõudude koostöösuhet, kus siis õppija siis sõnastab enda eesmärgid ja oodatavad õpitulemused ja õppejõud sõnastab õppijatega koos ja lähtub nende eelteadmistest, et see on ikkagi selline koostöine protsess ja see hõlmab mitmekülgseid ja selliseid kompleksseid tegevusi, et ma tean, et sina, Katrin, oled ka ühe peatüki ühel värskelt, võib-olla eelmisel aastal, nüüd ta ei ole enam nii värske, aga ikkagi eelmise aasta lõpus avaldatud kogumikus ka läbi töötanud selle, et miks siis just on see õppimiskeskne õpetamisviis oluline. Ega mul ei olnud kerge sellest õppijakesksest lähenemisest lahti öelda, sest kui nüüd vaadata meie neid eelpool nimetatud teoreetikuid, siis Malcolm Knowles ise ikkagi toetus õppijakesksusele ja Malcolm Knowles ongi saanud kriitikat just seetõttu, et tema need seisukohad ja mudelid on võib-olla liiga indiviidikesksed ehk õppijakesksed ja selle kriitikaga ma olen ka nõus, sellepärast et õppimine ei ole ikkagi sotsiaalsest isolatsioonist lahutatud, vaid et see sotsiaalne aspekt on seal alati olemas ja õppimiskeskne õpetamisviis toobki selle esile, et võrdväärselt on oluline nii koolitaja tegevused ja koolitaja panus kui ka õppija tegevused ja õppija panus, ehk siis õppimiskeskse õpetamisviisi pluss ongi see, et see süvaõppimine või süvitsi õppimine saab toimuda kahe osapoole koostöös. Ja võib-olla see, mis on, et me lihtsalt koolitajana oleme vastutavad selle eest, et me sellesama, millest sa palju siin eespool tõid, selle Vlodkovski sellise kaasava ja motiveeriva nagu noh, nagu õpikeskkonna loome,
et meie oleme need, kes saame siis ikkagi kutsuda oma õppijaid õppima nii, et me saame võrdväärselt panustada sellesse protsessi ja tõesti, see tähendab seda, et need tegevused, mida me läbi mõtleme koolitajana, peavad olema mitmekülgsed, väga komplekssed ja võimaldavad siis õpitud süvitsi mitmest vaatenurgast siis käsitleda. Et võib-olla selle nagu suur selline suur samm ongi sellesama sisutürannia, kuidas sa nimetasid seda, meie Tartu Ülikooli kolleegid seda palju kasutavad, et sest meie käes on justkui võim, me oleme koolitajad, meil on väga-väga palju teadmist meil on ja palju öelda. meil on väga palju kogemust selle teema kohta ja me võimegi libastuda, ehk siis tahame kõike justkui oma heast tahtest siis edasi anda, aga meie kui koolitaja vastutus on tegelikult siis seesama õppija vajadustest ja lähtumine, ehk siis õppija peab nägema, mida temal sellest sisust on tarvis, mis on temale tähenduslik ja looma, konstrueerima selle teadmise enda jaoks ise. Ja koolitajana võib seda uskuda, et täiskasvanu tõesti teab ja vastutab selle eest, sest see kontekst, kus ta seda õpitut kasutama hakkab, see lihtsalt on talle väga tuttav ja ei ole tuttav meile. ja need ütleme, õpetamisviisid on olulised just ka sellel hetkel, kui me tõesti hakkame ka oma koolitust kavandama, ehk siis hakkame siis kavandama oma koolitusprotsessi, mis on siis planeeritud ja süsteemne protsess, et ka see koosneb siis juba, et planeerimise või analüüsimise planeerimise osas me juba saame mõelda sellest, et milline on siis see meie lähenemine, milline on meie õpetamisviis, millest me lähtume ja millised on siis need tegevused või siis ka küsimused, millele me läheme vastuseid otsima, et siin selle koolitusprotsessi võib-olla selline laiem vaade või selle nii-öelda erinevateks etappideks jaotuseks on siis võimalik kasutada erinevaid mudeleid, et siin on kasutatud siis ka sellise just nagu õppedisaini mudeleid, TADi mudelit või siis Plan, Do, Check, Act või Demmingi ringi, et kus me siis analüüsimegi, et millist koolitust on vaja, millised on siis need formaadid ja viisid, kuidas me hakkame üldse oma koolitust ette valmistama ja mis seal juhtuma hakkab, ehk et ja õppeprotsessi me mõistame siis ikkagi sellise koolitusprotsessi olulisema taotlusena, ehk siis see on see, mis siis just õppija vaatest toimuma hakkab, et milles on siis õppijal siis oluline roll. Minu jaoks on koolitusprotsess kõige parem metafoor on lumememm. Ja see kõige suurem pall on tavaliselt siis see planeerimine, analüüsimine, siis see pisut väiksem on siis see, kus see õppimine ehk läbiviimine ja siis tuleb see väike pall veel, kus siis on see hindamine, mis siis uuesti annab jälle sellise sisendi selle suure pallile. Nii et minu jaoks siin seostub lisaks nendele mudelitele veel lumememm ka. Talv tuleb. Loodame, et veel mitte. Jaa, et need üldiselt on, need protsessid tavaliselt ongi sellised lumememme või mõned, et see on selline ümmargune, et nad on enamasti ringikujulised, et kus me siis tegelikult pidevalt ka analüüsime seda, kuidas meil läheb ja mida me siis järgmise, kui see olukord jälle juhtub, et siis mida me sealt siis kaasa võtame. Võib-olla see koolitusprotsess nagu juppideks lahti võtta, siis ka siin on sellised head jällegi küsimuste kaudu jälle tore minna,
et kui nende erinevate mudelite järgi, siis võibki siis nagu jaotada selle koolitusprotsessi analüüsimise, planeerimise, elluviimise, hindamise etapiks, siis igas etapis on ka teatud sellised võib-olla võimalikud küsimused, mida endalt koolitajana küsida ja mida me seal siis teeme, et kui analüüsimise etapis me küsimegi üldse seda, et mis on selle üldse eesmärk, kuhu me tahame jõuda, kes on see sihtrühm ja mida me tahame saavutada selle koolitusega. et selles osas siis selguvad need, et mis on õppe eesmärk, kes on need inimesed, kes on need õppijad, millised on nende vajadused, millised on õpivajadused, et tihtipeale ka on ka erinevatel osapooltel erinevad vajadused, aga kas võibki ka juhtuda, et võib-olla nendes vajaduste selgitamise etapis me unustame ära need täiskasvanu õppija eripära seisukohad, et me lähme nende vajadustega võib-olla väga koolitusteema keskseks, aga unustame siis jälle ära, et kes see täiskasvanud õppija on ja millised ta tunnused on ja mida arvesse võtta, mis sa arvad? no ma olen sinuga täiesti nõus, sest et me ka tihtipeale unustame ära, et meie koolitus täidab üldse laiemat eesmärki, et õppija arendab seal nii oma isiksuslikke kui sotsiaalseid oskusi ja areneb inimesena, et see on palju laiem eesmärk. Ja kui ma olen ka teada saanud selle, et mis siis selle eesmärk on, et võib-olla siin ongi see, et tegelik vajadus ja koolitusvajadus selgineb alles või selle õppe eesmärk selgineb alles siin ja täpsustub, et ei olnud või algsest plaanist või algsest mõttest ja ideest ei jäänud väga palju järele, siis selles planeerimise faasis ma juba jõuan sellele, et kuidas ma siis hakkan siis looma neid olukordi ja neid tingimusi, et õppimine toimuks. Et milline on siis kõige mõistlikum õppevorm, kas meil on oluline see, et see toimub just lähiõppes, kus me oleme kõik füüsiliselt õpperuumis kohal või see saab toimuda ka e-õppes või on üldse töökohapõhine õpe, et kas on vaja luua, millist infot on vaja juurde otsida, et milliseid materjale on vaja luua või ma ise pean koolitajana veel ennast arendama, et üldse nagu selle teemaga enda veel võib-olla kompetentsi ja oma ekspertsust veel avardada ja laiendada, ja et milliste meetoditega, milliste vahendite, milliste lähenemistega siis jõuda nende õppimiseni ja nende tulemusteni, mida ma siis seadsin, ja selles etapis ka kindlasti ma juba tegelen ka nende mõõdikutega, et kuidas ma siis teada saan, et me oleme eesmärgini jõudnud, et mis annab meile informatsiooni selle kohta, et me oleme need eesmärgid saavutanud. Ja juba siis elluviimise faasis, see on siis see, kus tegelikult, mis on siis juba õppija seisukohalt siis õppeprotsess, siis kui seal ma juba mõtlen ka, kuidas ma siis jällegi taaskord suurendan seda tähenduslikkust, milles rääkis on ju Plotkovski, et kuidas ma siis loon, kuidas ma kaasan neid õppijate kogemusi, kuidas ma hoiakutega tegelen, kuidas ma kinnistan õpitut, et mis siis selles olukorras toimub. Ja seal ongi just jah, et hästi sobivad need Plotkovski mudeli siis või see Plotkovski raamistik ja ära ei saa unustada ka seda, et tegelikult me ka pidevalt tegeleme ka selles protsessi etapis siis ka pidevalt selle monitoorimisega, et kuidas õppijal läheb, et kuidas õppija ennast tunneb ja kuidas õppija, kui kaugel me oleme siis sellest eesmärgist, mida me endale seadsime. Ja siis selles hindamise etapis kas me hindame siis ainult, kuidas õppijal läks?
või hindame veel midagi, et terviku vaatest me hindame siis seda, et kas me jõudsime eesmärgini, kas koolitusel oli mingi tulemus, kas sellel oli mõju ja siin saab selle hindamise veel tuua veel erinevateks etappideks ka, et ma ei ole küll siia toonud, aga ütleme, Kirkpatricku mudeli järgi me saame hinnata ka siis seda, et kas me hindame ainult seda, et kas õppimine toimus või siis seda õpitut ka rakendatakse päriselulistes olukordades või sellel koolitusel on olnud ka selline laiem mõju, et midagi on selle tõttu muutunud paremaks, midagi on mõjutatud sellest, et see koolitus üldse toimus, et kas on õppija isiksuslik areng või mingi muu tähenduslikkus tema elus juhtunud või on sellel organisatsioonil, kus see õppija siis töötab, on näiteks, ma ei tea, müügitulemused paranenud või on kliente rohkem või on töötajate rahulolu suurenenud, et siin võivad olla veel erinevad mõõdikud ja etapid selles protsessis ka, aga seda tasuks ka kindlasti juba selles planeerimise etapis ka sisse kavandada. ehk siis et siin ka me vaatame seda, kas toimus õppimine, kas õpitut rakendatakse, aga analüüsime kindlasti ja hindame ka ennast koolitajana, et siin toimub ka siis koolitaja refleksioon, mida ei saa ära unustada, kus ma siis vaatan kriitiliselt otsa sellele, et kas siis minu lähenemised ja strateegiad olid mõistlikud ja, ja kas see, et mida ma sellest olukorrast siis kaasa võtan. Ja, ja, ja millele siis keskenduda nüüd nendes õppeprotsessi etappides, ehk siis see, mis siin on siis kollasena see elluviimise etapp, et see, mis on siis õppija vaates siis selline tähenduslik, et siin on ka võib-olla ma äkki sarnaneb lumememmele, et ka sellist olen jaganud see selliseks kolmeks mummuks, et nad peamiselt võib-olla see on selline lihtsustatud mudel, mis toetub ka erinevatele siis teoreetilistele käsitlustele, peamiselt ka sellistele võib-olla ka kognitiivsetele lähenemistele, et millised on siis need tegevused või kuidas siis jagada siis õppeprotsess veel nagu erinevateks etappideks, et mina ise nimetan Mhm. häälestusfaasi mõnikord ka äratusfaasiks. Mhm. nii et võib ka mõelda selle peale, Mhm. et kuidas siis äratada jah, ja ma mõtlesin, jah. motivatsiooni või huvi või Ja ma mõtlesin korraga see, et me oleme nii palju omavahel praegu rääkinud, et kas meil on vahepeal vaja ka meie kuulajaid äratada uuesti, et võib-olla ka selle häälestamise või äratamise juurde võib õppeprotsessis pidevalt tagasi tulla, et vahepeal on uuesti vaja häälestada või äratada siis õppijat, et see tähendabki seda, et me ikkagi loome seda suhet õppijaga, loome seda kontakti, tekitame huvi teema vastu, me ka kaardistame selles etapis hoiakuid, võib-olla ka see, et milline on siis see suhtumine koolitusteemasse või ka koolitajasse või enda toimetulekusse või et millised on siis need ootused koolitustele, millised on õppijate eelteadmised, mida nad juba teavad, millised on nende kogemused. Ehk siin selles etapis toimubki siis selline tegevuse eesmärgistamine ja suhte interaktsiooni loomine siis õppijatega ja atmosfääri, ehk siis selle turvalise lugupidava atmosfääri loomine, et õppija julgeks avaldada oma arvamust, jagada oma mõtteid ja kogemusi. Ja siia sobivad erinevad meetodid, et ma olen lisanud siia ka mõned sellised näited, et mida selles etapis võib teha, et mõnikord piisab ka lihtsalt see, et me koos
tõstame toole ringi või paneme, paigutame, et võib piisata ka sellest, et aga kui ka õppijad juba tunnevad, aga hea on siis luua selliseid võimalusi tutvumiseks, kui õppijad kohtuvad esmakordselt, sõlmida ka kokkulepped, mis ei ole üldse mitte vähetähtis, sest et meil võivad olla väga erinevad arusaamad sellest, et mis siin juhtuma hakkab ja võib-olla on meil on erinevad vajadused ja võib-olla on vaja milleski kokku leppida, et me kõik oma eesmärkideni jõuaksime. Et siin jah, on võimalus siis ka erinevatel meetoditel siis selgitada välja eelteadmisi või eesmärgistada, et siia sobivad erinevad sellised harjutused. Siis selles avardamise faasis, kas sul on siia ka mõni tore kuidas sa ise nimetad seda? ei, see sobib. See sobib või tähenduse suurendamise faas, siis kus me oleme tõstnud esile siis õppijate varasemad teadmised ja me hakkame nüüd siduma seda uute teadmistega, ehk siis siia me toome juurde siis uut materjali, uut infot, suurendame siis tähendust ja siis sellised kaasavad suhtlemist võimaldavad, koostööd võimaldavad lähenemised, siis on ka siin hästi asjakohased, et võib-olla ka erinevad harjutused, arutelud, debatid, et vaheldusrikkus ka siin selles etapis. Ja siis refleksiooni faasis, see ei ole üldse mitte vähetähtis faas, et ka korraga, et see võib ka õppeprotsessis pidevalt korduda, et me läbime neid faase võib-olla ühe koolituse jooksul võib-olla mitu korda, et kus me ka veel korra vaatame siis tagasi ka sellele, et kuidas me mõistsime, millised seosed on loodud, et kas on toimunud ka siis arusaamine, kas on see, mida me tahtsime õppijateni viia, on ka kohale jõudnud, et siin ka sellised erinevad meetodid. Ühe õppijagrupiga minu arvates me panime sellele ka hea nime, et peatu ja mõtesta, ehk siis kuidas siis see õpitu saab tähenduse. Mhm. ja selleks, et õppija mõtestaks, siis ka õppimiskeskse õpetamise puhul peaks õppija olema õppeprotsessi aktiivne osaline, kes siis eesmärgistab oma õppimist, tõlgendab materjale, ühendab erinevaid teadmisi ja otsib siis ka nende infotükkide vahel vastastikuseid seoseid, et seetõttu siis tulekski ka õppimiskeskse õpetamise puhul siis luua selliseid olukordi, kus õppija on nii kognitiivselt, siis tunnetuslikult ja vaimselt ja sotsiaalselt ja emotsionaalselt kaasatud, et kui nüüd võtta, et siin on nagu sellist 3 dimensiooni, siis Katrin, kuidas neid 3 dimensiooni mõista? Mhm. Täiskasvanu õppimise 3 dimensiooni juures võib-olla ongi kõige parem siis tutvustada ühte sellist minu arvates produktiivsemat teoreetikut, kes on täiskasvanu õppimise kohta loonud mitmeid materjale ja tema võib-olla siis selline eripära, selle Knu Tillerisi eripära ongi see, et ta ei ole ise nii palju uurinud, kuivõrd ta ongi nagu metateooriaid loonud minu jaoks, et ta on väga palju siis neid täiskasvanu õppimise konkreetteooriaid endale selgeks teinud ja selle pinnalt siis loonud sellised metateooriad. Ja tema siis selline terviklik mudel täiskasvanu õppimise kohta näitabki selle õppimise 3 mõõdet, millele sa oled ka mitu korda vihjanud ja võib-olla seesama, miks ma võib-olla nimetan seda äratusfaasiks või äratamiseks, on ka nagu see, et alati tuleb ka läbi mõelda, et ka see äratamine tähendabki ju õppija aktiveerimist, et kas ma siis õppimise olukordades aktiveerin nii seda tunnetuslikku poolt
nii ka seda emotsionaalset, mis on tihti seotud ka selliste isiksuslike omadustega ja ka sotsiaalset, et siis Illeris vaatabki, et kognitiivne selline mõõde ongi seotud, et kuidas inimene mõtleb selles õppimise olukorras ja see on siis seotud tõesti selle õppimise sisu, tähenduse andmisega ja inimese isiksusliku arenguga samamoodi. Et õppimine kujundab alati ka seda, kuidas me maailmast mõtleme ja kuidas me oma eluga siis toime tuleme, ehk siis heas mõttes on andragoogikas siis see eesmärk, et me toetame täiskasvanu toimetuleku seisundit selles keskkonnas ja maailmas, kus ta toimib. Ja emotsionaalne on tekitanud ka väga palju diskussioone ja Illeris vaatabki seda, et kuidas siis tuntakse ennast selles õppimises ja ta ütlebki, et tunnetus ja mõtlemine ei arene ilma vaimse tasakaalu, motivatsiooni ja tunnete kaasamiseta. Et ka emotsioonid on otseselt seotud sellega, kuivõrd ma olen selle olukorraga kaasatud, ehk siis kas ma seon selle olukorraga ennast, mis parasjagu selles õppimises toimub. Ehk ma võin ka ju jääda passiivsesse rolli ja see on otseselt seotud ka minu emotsionaalse mõõtmega. Ja sotsiaalselt ta iseloomustab siis, mida tehakse ja see puudutab siis palju suhtlemist, koostööd ja suhteid ja just nende kaudu siis, nende suhtlemise kaudu siis ka me lõimume sellesse õppimisolukorda ja nii nagu sa ütlesid, et siis õppimise juures, et me õpetame ikkagi alati inimest, mitte niivõrd teemat, et siis ka see identiteedi kujunemine toimub selles protsessis. Nii et õppimist ei saa vaadata ainult kognitiivsest vaatenurgast, et sama olulised on need emotsionaalsed ja sotsiaalsed dimensioonid, sest need just kujundavad motivatsiooni, tähendust ja sellist kogukondlikku kuuluvust, mis on üliolulised. Ja Kaire tunneb väga hästi just õppimise kognitiivset mõõdet, nii et Disveidi jagab teiega ka seda. No võib-olla on koolitajal hea teada, et millega siis õppija tegeleb, kui ta on kognitiivselt kaasatud, et millised on ka siis need mäluprotsessid, et meie mälu või meie aju kodeerib infot ja salvestab selle ja siis meenutades ta toob esile, et peamiselt need mäluprotsessid ongi siis kodeerimine, salvestamine ja meenutamine ja edukas õppimine sõltub sellest, kuivõrd efektiivne on just see kodeerimine, ehk siis millised on siis need eelteadmised, et see kodeerimine paneb siis õppija info ja materjali üle mõtlema ja seostamagi tema varasemate kogemuste ja teadmistega ja siin siis on oluline võib-olla teada, et meie töömälu sellel hetkel töötleb infot, see on kognitiivne pingutus ja töömälu maht ei ole ka piiramatu, et siin ka koolitajal on oluline teada, et kuivõrd palju sinna ühel ajahetkel infot mahub, et millega see õppija parasjagu siis tegeleb. Ja noh, kindlasti ka, et sellist, et kui me võib-olla ka koolitajatena, meil on just see ka see, et see sisu, jällegi see sisutürann ja see Tartu kolleegide sõna väga meeldib, et kui meil on ka väga palju, me tahame ühe ajahetke jooksul nagu väga palju sisu edasi anda ja siis eeldame, et see, mida me räägime, siis õppija saab aru ja jätab meelde, et siis ka selline võib-olla väärarusaam sellest on see, et sõnasõnalist salvestamist mällu pole olemas, et need mälujäljed või need mälusisud siis tekivad siis, kui me seostame uut infot sellega
mida me varasemalt teame ja me salvestame seda uut infot just tähendust pidi, et siis see, mida me meelde jätame, määravad ära just need uue info tähenduslikud seosed siis selle infoga, mida me juba teame, ehk siis millised on meie eelteadmised, mistõttu on ka selle häälestusfaasi võib-olla ka üks oluline osa see, et need eelteadmised on oluline nagu ja nähtavale tuua ja esile tõsta, sest et selle peale hakkab siis õppija ehitama edasi siis, et selle külge hakkab ta siis salvestama seda uut informatsiooni. Ja meie mälu, iseenesest meie mälu, seda ka teadus on rääkinud, et salvestusvõime on piiramatu, aga et siis oluline on see, et millised on siis need infoühikud või infoühikute mahud, millega siis meie töömälu peab opereerima, et kas siin tekib siis kognitiivne ülekoormus või siis ka jällegi alakoormus, et ka see ei ole hea. ja, ja, ja võib-olla sellise koolitaja jaoks olulise teadmise juurde võiks kuuluda ka siis see teadmine, et see info ammutamine ei ole see, et me nagu, me ei ole nagu diktofon, et see ei ole nagu mahamängimine diktofonilt, vaid et see võib ka olla selline mitte sõnaline, vaid ikkagi see on siis juba seotud siis meie taustateadmistega ja selle kontekstiga, kus me siis parasjagu oleme, ehk siis meenutamisel siis suunab meie mälu meid sobitama siis meenutatavat oma taustateadmiste ja hetke kontekstiga. Ja, ja see mõtlemine ise on siis selline, et me saame seda mõelda siis sellise kognitiivse protsessina, et nagu siis mälusisude ammutamine, et õppija defineerib siis neid seoseid, kodeerib, me märkame mustreid, meenutame, võrdleme, loome seoseid, analüüsime ja sünteesime, et mõned tegevused on siis sellised teadlikud, aga on ka selliseid alateadlikke automaatseid protsesse, nagu see, et näiteks me võib-olla tajume või märkame, et me tunneme mingid mustrid ära või tekivad meil mingid emotsionaalsed reaktsioonid, et need leiavad siis aset ka võib-olla sellise ilmapingutuse või tähelepanuta. aga õppimise ja arengu seisukohalt siis võime siis sellest kognitiivsest protsessist siis mõelda, kui meie hariduspsühholoogid on ka rääkinud palju mõttemuskli treenimisest, et me võime ajust mõelda kui mõttemusklist ja seda on ka vaja treenida, et seetõttu ka selline pingutamine, mis tähendab seda, et mõistmine ja meeldejätmine, et selleks peab aju vaeva nägema ja see on tihtipeale raske, et siis see tegelikult on väga-väga oluline. et selleks, et see õppimine nõuab pingutust, aga tihtipeale õppija ei taha seda, mis on keeruline ja raske, et kipume vältima vigade tegemist ja segaduses olemine on ebamugav ja selline tupikus olemine või see, et me saame aru, et me ei saa aru ja siis meile võivad tekkida sellised mõtted, et võib-olla see ei olegi minu jaoks, et kui see on nii raske, aga et see pusimine on just siis sellise mõtlemise arengu jaoks väga-väga oluline ja eelkõige siis, kui võib-olla aju on siis, või me oleme valmis, õppija on valmis seda tegema siis, kui see eesmärk on väga selge ja ega me väga ilma eesmärgita pingutada ei taha. ja, ja ega ka koolitajana, et ega me võib-olla tahame või arvame sageli, et võib-olla meil on ka sellised arusaamad, et me jõuame võib-olla kõigi nende tulemuste eesmärkideni ka sellise lühikese koolitusega, ega meil ka ei ole illusiooni, et me inspireerime teid, aga võib-olla ka ei ole illusiooni, et me jõuame nagu kõigi
nende tulemusteni, aga selle tõttu me võib-olla ka kirjutasime seal alguses või ütlesime teile, et võib juhtuda. aga väga palju sõltub siis ka ikkagi ka õppijast ja ka sellest, et tõesti, et seda infot on palju, et mis võib tuua kaasa siis selle kognitiivse ülekoormuse, noh, see võib ka olla noh, võib-olla selline pilt võib olla siis ka sellisest töölauast, kus mul on väga palju erinevaid esemeid, et ühel ajahetkel ma võib-olla suudan ära kodeerida ja töödelda seda infot, mis mahub 4 + -1 infoühiku sisse, et siin on võib-olla ka sellised individuaalseid erinevusi, aga et kui me liiga palju seda infot anname, et siis me koormame töömälu üle ja kaasa toome siis selle, et tegelikult õppija ei õpi või et see õppimine on raskendatud. mulle meeldib jälle mõelda täiskasvanud õppija seisukohalt seda, et võib-olla ikkagi täiskasvanud õppija et saab ka nagu usaldada, et ta õpib sealt seda ja selle ühiku, mis ikkagi tal on ülioluline ja mis on tema jaoks sellel hetkel ikka nii oluline, et ta saab seda siis oma kontekstis kas edasi mõelda, selle üle arutada või ka kohe rakendada, eks ju. Et võib-olla siin ikkagi jälle see definitsioon, mida me täiskasvanud õppija kohta ütleme, et ta tõesti vastutab oma õppimise eest ja teeb ka otsuseid. Et see võib-olla on ka täiskasvanu koolitaja võib-olla ka jälle see mõttekoht, kui ma kontrollin kogu seda olukorda, et nüüd ma ülekoorman või alakoorman, eks ju, et kas ma siis jälle ei võta vastutust õppimise eest endale, et siin võib-olla tasub ka seda ja siin võib-olla on ka, mis toob ka võib-olla taaskord esile selle eesmärgistamise olulisuse ja selle tähenduslikkuse olulisuse, et igal õppijal on veel oma individuaalsed isiklikud eesmärgid, miks ta meie koolitusel on, et ka nende nii-öelda eesmärkidega tegelemine ja nende nii-öelda sõnastamisega tegelemine koolituse alguses aitab siis nii-öelda ka õppijal leida üles see, mis siis tema õppimise jaoks kõige tähenduslikum on. tead, ma jutustan sulle ühe loo. nii. mul on kunagi üks kolleeg, kes ütles, et tal oli koolitus, see toimus aastaid tagasi ja siis ta küsis, et millised on teie ootused ja üks õppija ütles, et minul ei ole ootusi. Ja siis, aga ta osales kogu selle protsessi ja siis, kui koolitus lõppes, siis oli see refleksiooniring ja siis see õppija ütles, et ta ei saanud sellelt koolituselt mitte midagi. Ja koolitaja ütles, et siis läks 100% täppi, et ei oodanud midagi ja ei saanud ka mitte midagi. Nii et võib ka niipidi õppeprotsess. Aga meil on veel, me rääkisime praegu sellest kognitiivsest dimensioonist ja kognitiivsest, et aga on veel emotsioonid ja Ja, et vaatame siis emotsioonide rolli õppimises ka, et seda emotsioonide osa on siis käsitlenud võib-olla selliselt põhjalikumalt selline autor nagu Dirks ja ta ütlebki, et emotsioonid ei ole õppimise kõrvalprodukt või takistus, vaid lahutamatu osa, ehk siis ikkagi emotsioonide selline noh, rolli on hea teadvustada ka iseendal õppimise olukordades ja koolitajana kindlasti aru saada, et mingid tunded igal juhul selles õppimisprotsessis on esil. Ja kui me ise ka võib-olla mõtleme nendele tagasi enda õppijate kogemustele, et meil koolitajatena on alati hea see pagas võtta, et me oleme ju ise ka õppijad olnud ja tihtipeale need kõige nagu sellised tugevamad või eredamad mälestused õppimisest ongi just seotud mingisuguse tundega, eks ju, et kas see siis on kuidagi mingit rõõmu, üllatust või isegi ärevust, eks ju, tekitanud ja meil on olnud ka
see hea võimalus, et meil on meie õppijate seas ülikoolis oleme käsitlenud koos õppijatega sellist emotsioonide paletti, et me tegelikult nagu nimetame võib-olla oma elust vähe asju, rõõm, kurbus, üllatus, aga et see emotsioonide palett on tegelikult päris suur, mida saab ka võib-olla õppija teadlikkuse huvides kuidagi integreerida. nii et igal juhul emotsioonid annavad õppimisele sügavuse ja tähenduse. ja huvitav on ka veel see, et isegi Tirksi sõnul ei olegi oluline, kas see on negatiivse poolusega või positiivsega, vaid pigem on emotsiooni tugevus oluline. Ehk siis ta nagu avaldab mõju õppimisele. ja emotsioonide puhul siis Dirks toob ka välja, et sellised kujundlikud vormid, metafoorid, aga ta toob isegi unenäod ja meie ajuuurija Jaan Aru ütleb ka, et kui tähtis on tegelikult magamine õppimise seisukohalt ja võib-olla siis tekivad ka need unenäod. Ehk siis igal juhul nad aitavad siduda seda uut teadmist oma sellise sisemaailmaga ja kujundavad ka siis või toetavad või sellist sügavamat refleksiooni ja loovust. Ja võibki emotsioonidel just olla ka see käivitav roll transformatiivse õppimiseks, ehk siis transformatiivne õppimine on siis just see, mis on nagu käivitanud sellise sügavama muutuse inimese arusaamades või isegi tema identiteedis. Ja ehk tekib selline transformatsioon, nii et ta võib siis võimendada sellist sügavamat muutust, mis on väga oluline. Ja võib-olla ma tahan jagada teiega veel selliseid tõenduspõhiseid tulemusi ka, et kui Dirks rõhutas nende emotsioonide sellist üldist ja teoreetilist rolli õppimises, siis uurimused näitavad, et see pilt selles õppimisprotsessis on veel nüansirikkam, ehk siis siin tahan teiega jagada kahte sellist tõenduspõhist uuringut siis, et üks siis negatiivsete emotsioonide mõju õppimisele, mida vaadati, et siis uurijad ütlevadki, et sellised emotsioonid nagu frustratsioon, viha või isegi ärevus võivad ühelt poolt olla kahjuliku mõjuga, ehk siis nad võivad segada keskendumist, võivad vähendada motivatsiooni ja isegi see õppimine võib pooleli jääda, kuid sellest samast uuringust tuli välja, et sellel negatiivsel emotsioonil võib ka olla funktsionaalne mõju, mis on just seotud sellega, et kui õppija suudab need emotsioonid nagu ära töödelda või nendega toime tulla ja suunata nad hoopis oma õppimise kasuks, et siis see võib vastupidi just motivatsiooni tõsta ja selle töötlemise ja enda nagu mõistmise käigus võib ka eneseteadvus suureneda ja hakatakse otsima palju julgemalt lahendusi, kuidas selles õppimise olukorras toime tulla. nii et see on nagu üks aspekt, mis siis nende negatiivsemate emotsioonide mõjus on välja toonud, et aga noh, igal juhul ta jälle näitab, et ta mõjutab, eks ju. Ja Seivots, kes vaatas neid positiivsemaid kogemusi, ehk ta siis uuris täiskasvanud õppijatelt õppimisprotsessis, millised on need emotsionaalsed kõrghetked. Ja sealt tuligi välja, et need emotsionaalsed kõrghetked õppimise protsessis ikkagi toodi välja, et nad kogesid sügavat sisemist sellist rahulolu, sest nad midagi tähendusrikast said teada ja see tekitas nendes sellise emotsionaalse hetke. Ja see tunne nagu tegi nad endast
ka jälle teadlikumaks ja aitas tajuda ka ennast täisväärtuslikumana, mis on ju ka üks õppimise eesmärk, et meie eneseväärikus kasvab selle õppimise käigus. Ja huvitav oli see tema uuring ka seetõttu, et needsamad emotsioonid on võimalik jagada ja siis nad nagu mitmekordistuvad veel, ehk siis ta nagu tõigi välja, et nagu jagatud emotsionaalsed kogemused õppeprotsessis on üliolulised, ehk siis sellest võibki teha jälle sotsiaalse nagu õppimise hea nagu tava. Nii et jaa. ja tegelikult ka Vlodkovski räägib hästi palju siis sellest, et õppijad peaksid õppes kogema, et nad on edukad selles, et nad tulevad sellega, saavad hakkama, et nad peaksid kogema edu, siis nad peaksid kogema seda tahet ja rahulolu ja et see on tähenduslik, et nende kombinatsioon siis on see, mis suurendab siis ka nende õpimotivatsiooni. Ehk siis see, et õppimine peab olema ka naudingut pakkuv tegevus, et jah, ja võib-olla see ongi nagu see meie sellise elukestva õppe seisukohalt ülioluline mõelda, et meil on ju väga palju inimesi, keda me kuidagi ei saa tagasi õppima või õppimisolukordadesse ja see on ju ka üks aspekt, et mis võib olla see eelnev õpikogemus, mis ei ole toonud seda. Ehk siis, kui on Soome meie kolleegid uurinud koolituse mõju, siis üks mõju ongi see hästi nagu otsene mõju, et me hakkame õpitut rakendama, aga et see kaudne mõju on see, et ma võtan endale üldse elukestva õppija positsiooni. Ma tahan taas ja taas ikkagi nendesse õppimisolukordadesse jõuda. Ja siin võib-olla ongi see küsimus, et noh, et just nimelt selle emotsioonide mitteolemises või olemises nad on, aga kuidas me siis õppija ja ka koolitajana oskame neid suunata nendes õppimis- ja koolitusolukordades. ja hariduspsühholoogid toovad siin ka veel selle positiivse õppimistsükli, kus siis hästi palju räägitakse ka sellest, et tegelikult need positiivsed emotsioonid ja olukorrad tegelikult need on ajukeemiaga ju seotud, et need toodavad dopamiini ja põhimõtteliselt võib tekkida sõltuvus õppimisest, kui see on pidevalt nagu positiivne. Aga see ju kasvatab kompetentse. Just, ja kui me siis õppimise sotsiaalsest rollist räägime, et siis kui Kaire on veel siis doktorandina oma teekonnal toimetamas, et siis võib-olla selle õppimise sotsiaalse aspekti pealt saan mina oma doktoritöö tulemustest välja tuua, kui ma uurisin just õppimise arusaamu, kuidas siis täiskasvanud mõistavad, et siis õppimine ei ole nende jaoks ainult see individuaalne pingutus, vaid et väga oluliseks kujunes just nimelt see õppimise sotsiaalne dimensioon. Ehk siis kuidas suhted ja koostöö andis ressursse ja tuge ja just suhted olid need, mis aitasid ka luua sellise kogukondliku toe ja kuuluvustunde, et kui me vaatame siis seda õppijakesksust, et kui me individuaalsed ressursid, siis samavõrd olulised olid need suhetega seotud ressursid ja kollektiivsed ressursid. Ja kollektiivse ressursside juures just see koostöö ja see interaktsioon ja see kuuluvustunne siis andis just nimelt selle aspekti, et ma nagu olen kuidagi ühe olulise kogukonna või võrgustiku nagu osa ka. Nii et lisaks sellele, et õppijate ja õppijate vahel on selline sotsiaalsed suhted, koostöö, et siis väga oluliseks täiskasvanud õppija peab ka partnerlust siis selle õpetava poolega, et ta ei taha olla ebavõrdses rollis ja hästi tore oli üks
tähelepanek isegi, kus öeldigi, et tegelikult õppejõud ei pea, et õppejõud võiks olla grupi sees, mitte grupi ees, eks ju, et nii kogetakse jälle ka sellist väärtuslikkust, eks ju. et see võib-olla siis on ka tähtis. jah, aga kui me seda kõike teame, et kas me saame ikka kindel olla, et õppimine alati juhtub? Kas õppija alati õpib? mis sa ise arvad? No ma vist tean, aga Jaa, et tahame kindlasti jagada teiega ka veel seda ja võib-olla siis tasubki mõelda, et meil on siin juba olnud pikk dialoog omavahel, aga teie vaates siis ikkagi selline ühesuunaline protsess ja üks aspekt, mis on samuti siis Illeris välja toonud, on see, et täiskasvanu eas meil on õpibarjäärid ehk siis need on seotud nende samade kognitiivse, emotsionaalse ja sotsiaalse dimensiooniga, need ei ole üldse sellised abstraktsed, et me mõtleme, et need on, vaid need on igapäevased olukorrad, millega õppijad kokku puutuvad ja Illeris nimetab neid ka seisunditeks ja see ongi hea võib-olla äratundmine ka ise koolitajana olles, et kuna mina tunnen seda seisundit, et mul on tegelikult õpibarjäär, millest see on tekkinud ja kuidas ma saan seda ületada. nii et jaa, et siin on neid õpibarjääre, mis me teiega jagada tahtsime, 4 ja see mitteõppimine ja mõnikord nimetatakse ka valesti õppimine, noh, et siin ongi see, et see teadmine ei jõua õppijani nii, nagu koolitaja on planeerinud ja see võib mingi arusaamatus olla, miks see teadmine ei jõua temani, aga võib ka olla lüngad varasemas õppes, ehk siis see ei asetu seal ajus mul ühegi selle mingisuguse varasema teadmisega, aga see võib ka olla keskendumisraskused ja need võivad olla jälle tingitud õppija eripärast, sest õppija täiskasvanuna on eri rollides ja võibki olla see keskendumisraskus seotud võib-olla mingi teiste rollidega, mis takistab õppimist ja need on nii märkamatud, aga kui me näeme, et midagi on valesti, et kuidagi ei jõua, siis tegelikult seda saab küll parandada, ehk siis kas tulebki peatuda, mõelda, kuidas siit edasi minna. ja kaitse õppimise eest on just seotud jälle meie emotsioonidega. ma võingi juba öelda, ma juba tean seda või lükata sisu kõrvale seetõttu, et see tundub minu identiteeti ohustavat, ka praegu võib juhtuda, näed, kui paljudest asjadest see Katrin ja Kaire räägivad, aga minu koolitaja, noh, vaat kreedo on jälle selline, et siis me võime asuda ka kaitsma ja siis ei teki, nagu ei õpita sellised avatult, vaid hakatakse ka infot moonutama või tõrjuma, sest et näiteks minu koolituses me seda arvestada ei saa, sest mina ja nii edasi, nii et see meie valdkonnas seda küll kasutada ei saa. Ja et see kaitse identiteedi vastu võib tekitada just sellest, et sa pead nagu oma asja ümber mõtestama või oma rolli. aga võib ka olla, et kaitse identiteedi vastu on põhjendamatu autoriteedi puhul või mingi materjal, koolitaja sõnad või teod ei ole kooskõlalised ja nii võibki juhtuda, et tekivad sellised seisundid, mis ei lase meil edasi õppida. ja seesama kaitse õppimise eest võib tekkida see seisund ka, kui tõesti info hulka on nii palju, nii et see noh, kuidagi nagu enam ei ole sellel kognitiivset võimekust vastu võtta. tekib kognitiivne ülekoormus. ja võib ka olla nii, et sellise sotsiaalse mõõtmega, et vastandumine, et ma tegelikult tahaks vastu vaielda sellele
sellele teadmisele, aga mul ei ole antud seda võimalust. Mhm. Ja siis ma võingi passiivsel viisil hakata vaidlema selle õpitu üle ja tegelikult mu õppimine võib siis olla takistatud või siis, kui ei ole seda avatud ruumi või kaasavat ruumi, et kus ma saan oma arvamuse öelda, ilma et ma näeks rumal välja, eks ju, siis ma võin hakata ka vastanduma sellise sosistades või kuidagi füüsiliselt rahulolematust näidata, nii et seda tuleks ka siis jälgida, et kui me oleme selle kuidagi õpibarjääri tekitanud, et kuidas siis anda õppijale võimalust seda ületada ka. Ja selline võib-olla see veebiseminar, nagu me täna Kairega ka siin läbi viime, et siis siin võib ka jälle vaadata, et kus siis on need minu kui selle veebiseminaril osaleja, need õpibarjäärid, sest seda võib ikka tulla. No erinevaid takistusi võivad ka sellised, ikka pikka aega kuulata on ka väga keeruline. Ja positiivse märgiga on selline, et see õpibarjäärid on siis tõesti selles mõttes negatiivse märgiga, et me koolitajana peame olema nendest teadlikud ja oma käitumise muutusega me tegelikult saame nendest õpibarjääridest aidata üle saada või siis juba eelnevalt kõiki neid tegevusi, millest me oleme rääkinud, teha, et need õpibarjäärid ei tekiks. Aga positiivse sellise märgiga on vastuseis õppimisele ja just seda selles mõttes, et see küll on üks osa õppimisest ja see tähendabki seda, et kui õppija kogeb, et vana tähendusperspektiiv ehk vana teadmine või oskus enam ei toimi, et siis tulebki see heas mõttes see desorientatsioon ehk siis see, millest me alguses rääkisime, kuidas Jarvis ütleb, et tekib see vastuolu või lahknemine või see, et ma ei saa selle vana teadmisega enam selles keskkonnas hakkama ja mida me vastuseis õppimisele peame teadma, et see desorientatsioonifaas, et kui see on ajas väga pikk, siis see võib nagu jälle muutuda mitteõppimiseks, et sealt siis desorientatsiooni faasist, kuidas nagu jõuda selle uue tähendusperspektiivini, kus ta peab pusima, peab oma vigu analüüsima, peab kuidagi nende pingetega toime tulema, nii et see. Et see segadus ei tohi olla väga pikk. jah, aga igal juhul ta saab ju aru, see on täiskasvanud inimene, et ta pädevus langeb ja seda on täiskasvanuna väga valus kogeda, sest me ju kõik teame, et me oleme elu kogenud ja õppinud ja peaks ju hakkama saama, nii et siin on võib-olla see, et kuidas siis turvaliselt sellest läbi. Aga nüüd me oleme rääkinud siin juba päris pikalt ja sellest, et millised on siis need õppimise, õpetamise põhimõtted ja millised on need teadus- ja tõenduspõhised teadmised, aga nüüd tekib väga praktiline küsimus, et mida siis mina koolitajana sellega siis peale hakkan? jaa, ja ka sellele on meil vastus. ja et see on hea küsimus, et selleks, et see teadus- ja tõenduspõhine teadmine ei jääks ainult teooriaks, see on ju vahendatud teadmine olnud, mida meie teiega jagame, et siis räägimegi koolitaja 4 kompetentsusest, et need näitavad, kuidas siis need teadmised muutuvad meie enda tööriistadeks, ehk siis me hakkame kasutama oma erialaseid teadmisi, kuidas me loome suhteid õppijatega, kuidas oskame reflekteerida ja kohandada oma tegevust ja milliseid metoodilisi valikuid me ka teeme. Nii et koolitaja kompetentsus siis koosnebki 4 erinevast ja neid võib-olla ette valmistades võib-olla lõime ka mingid sellised
Sümbolid. sümbolid, ehk siis erialane kompetentsus võiks sellist silla metafoori või silla sümbolit kanda. igal juhul on see väga oluline, et kuidas me siis tõesti oma sellist erialast kompetentsust, mis hõlmab teadmisi oma valdkonnast, te tunnete oma teooriaid, kontseptsioone, aga teate ka, kuidas see praktiliselt toimub. Et kuidas siis teie oskus on see nagu sillana õppijani ka viia. ehk siis meie ju eesmärk ongi, et me toetame oma õppijat, et ta oleks teadmistest sama tark ja, ja suudaks neid teadmisi rakendada. ehk siis ühtepidi ongi väga oluline, et koolitaja enda teadmisi oskab siis sillana õppijani viia. ja siia erialase kompetentsuse juurde kindlasti kuulub ka see, et ma tõesti oskan neid enda valdkonna erialaseid teadmisi ka kriitiliselt hinnata, tean, mida on uuritud, mis on relevantsed praegu ja oskan ka õppematerjale koostada. Teine on sotsiaalne ja siin võib-olla oleks selliseks sümboliks siis selline kasvav taim, sai vist bonsai aga igal juhul siis see sotsiaalne kompetentsus on just oskus luua õppijatega positiivseid suhteid ja turvalisi suhteid ja igal juhul on selle sotsiaalse kompetentsuse siis see osa, et me oleme avatud, kaasava õpikeskkonna loonud ja kõiki neid suudame ka siis selles õppeolukorras kõiki sotsiaalseid oskusi rakendada, nagu kuulata, aga ka grupiprotsesse juhtida ja koostööd toetada, nii et see oleks nagu hoolivus ja arengu toetamine inimestevahelistes suhetes. ja refleksiivne kompetentsus viitab just sellele, et me tõesti oskame ennast analüüsida, mõistame oma tugevusi, arengukohti ja oleme ka avatud tagasisidele, et sellest õppida. ja siin võiks siis olla suurendusklaas ehk siis enda ja enda tegevuse luubi alla võtmine võiks see kompetentsus olla. ja viimane on metoodilis-didaktiline kompetentsus ja võib-olla tihti me mõtlemegi, et oi kui hea, et selle sümbol võiks olla tööriistakast, aga meie valisime täna hoopis märklaua, sest see nüüd on see koht, et me valime need vahendid, need meetodid, need strateegiad ja kaasame õppijaid, et me saavutame siis just selle eesmärkide täpsuse, et kuidas siis sihtida seda õppimist nii, et me oleme oma eesmärgini jõudnud. Nii, aga nüüd on nii, et kogu seda koolitusprotsessi vaadates, millest Kaire rääkis, siis seal oli analüüsimine, kavandamine, siis on see läbiviimine ja omakorda hindamine, et siis küsingi, Kaire, sinu käest, et milline on sinu koolitaja kogemus ja et kui sa mingit kogemust jagad, et kuidas siis need 4 kompetentsust avalduvad koolitusprotsessis või mingis koolitusprotsessi etapis? no ma võib-olla toon ühe selle näite, kuidas ma planeerisin siis andragoogika bakalaureuseõppe üliõpilastele õppeainet ja võib-olla siis räägin sellest planeerimise faasist hoopis, et kus avaldusid kindlasti minu erialane kompetentsus, et need teadmised, mida ma soovin siis õppijateni viia, ehk siis see, mida ma juba tean, kindlasti metoodilis-didaktiline kompetents, et kuidas ma need
õppimise olukorrad siis õppes loon, et milliseid strateegiaid või meetodeid ma valin, kuidas ma õppekeskkonna loon, et kuidas me jõuame nende eesmärkideni ja noh, ega sellest ju ka refleksiivsest ei saa üle ega ümber, et kuna ma uurisin ikkagi ka seda, et kas on võib-olla mingeid värskemaid uuringuid, siis ma pidin ka andma endale aru, et ma tegelikult pean ka õppima ise juurde ja lugema juurde, ehk et mida on veel valdkonnas siis värsket kirjutatud ja värsket uuritud, et mis siis, mida ma veel, kus ma siis pean ka ise veel oma siis teadmisi veel laiendama ja ka see sotsiaalne kompetentsus, et kuidas ma siis ka loon siis neid suhtlemisolukordi, et need ma ka kindlasti ju kavandan selles planeerimisfaasis õppesse sisse. Mhm. 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 Ja et võib-olla ongi see sellise eelnevad uuringud ka ütlevad, et tegelikult see läbiviimise protsess või siis see õppeprotsess, et seda nimetatakse koolitaja jaoks ka nagu tulipunktiks, et seal pole enam aega mõelda, seal pead sa kogu aeg olema hästi kohanev, kiiresti oma rolli, oma tegevusi muuta, kui olukord muutub. Et selles mõttes ongi, et võib-olla mina nagu tunnengi, et kui see tulipunkt läbi saab, eks ju, et noh, et kus on siis see oluline aeg, kus ma seda refleksiivset kompetentsust kasutan ja kõik läbi mõtlen, mida ma siis kogesin seal, mida ma võiks teisiti teha, et siis meie hea kolleeg Halliki, tema on nagu sellise hea viisi, et ta saadab endale kirja, e-kirja, kus ta on siis kõik läbi kirjutanud ja analüüsinud, et siis jääb see nii, et minu arvates hea ka Meetod. nipp ja et kuidas. No nii, meie nüüd täname teid pika kuulamise ja kaasas olemise eest ja kindlasti oleme uudishimulikud, mida siis õppisite sellest olukorrast, kuhu te täna sattusite või kuhu meie teid panime. Ja loodame tõesti, et need teemad annavad inspiratsiooni just enda koolitaja või koolituspraktika üle mõtlemiseks ja arutamiseks. Aitäh kuulamast!